tere inimesed! Täna me teeme väikse Football Manager eksperimendi. Ma olen võtnud Eesti koondise ja ma panin selle Premier League'i, et näha, kuidas neil läheks. Kuna see on Football Manager 2024, siis see on eelmise hooaja tiimid veel Premier League'is, nii ma panin Eesti koondise Luton Towni. Sest miks mitte. Ja jah, nagu näete, terve Eesti koondis on nüüd Luton Townis. Pluss ma andsin neile lisaks veel, et natuke võib-olla paremini läheks, Ragnar Klavani ja Konstantin Vassiljevi. Võib-olla natuke aitavad. Ja peatreener on muidugi Jürgen Henn. Praegune veel kapten ja abikapten, päris mängida, aga nad tegelikult ei ole klubis, nad ei ole seal muutnud seda veel. Ma eeldan, et relegate'i saavad nad tõenäoliselt niikuinii, aga vaatame äkki nad suudavad mõne mängu võita. Eks näis. Lähme alguses septembrisse ja vaatame, kuidas nende hooaeg algas. Nii, nüüd me oleme septembris, hooaeg on nüüd natuke käinud ja vaatame, kuidas Eesti koondis, kuidas nende hooaeg on alanud. Nii, esiteks, Klaavan on tehtud kapteniks ja Karol Mets abikapteniks. Ma mainin ka, et ma panin kõigile tiimidele transferbännid, et ühtegi mängijat ei saa osta ega müüa tehniliselt vist saab, aga Premier League'i klubid ei saa osta kedagi. Kui vaatame tiimi, siis Karl-Jakob Hein on vigastatud 3–5 kuud. Nii et see ei ole eriti hea. Üks kõige tähtsam mängijaid on pool hooaega väljas. Pluss kolmas väravat on ka vigastatud, neil on praegu ainult Matvei Igonen. Vassiljev on vigastatud 8 päeva kuni 2 nädalat ja Markus Poom on välja laenatud Shamrock Roversisse. Väga huvitav. Aga vaatame nüüd, kuidas nende Premier League'i hooaeg on alanud. Ja üllatavalt nad võitsid oma kõige esimese mängu. 2-1 Crystal Palace'i vastu kodus. See on väga üllatav, sest ühtegi sõprusmängu nad ei suutnud võita, nad olid ühe viiki. Ja kuidagi nad on võitnud Crystal Palace'it. Hendrik Anier ja Erik Sorga. Kui me vaatame, siis ei tundu üldse paha. Nad mängivad 4-2-3-1, nad kahe kaitsva keskväljaga, pigem kaitsvamalt, mis on loogiline. Ja tundub, et nad mängid päris hea mängu. Aga sealt edasi ei ole neil väga hästi läinud. Kaotasid 2-0 Burnley'le, kaotasid 2-0 Bournemouth'ile ja kaotasid 3-1 Fulhamile Carabao Cupis. Aga okei, juba parem algus, kui ma oleksin oodanud. Ma ei olnud kindel, kas nad ühtegi mängu suudavad võita, aga kõige esimene mäng nad kuidagi võitsid. 11 000 fänni tuli vaatama, päris võimas. Nii et jah, pole paha algus. Jürgen Henn teeb head tööd, mulle tundub. Aga muidugi liiga tabelis, no nad pole päris lõpus veel, aga see on alles 3 mängu mängitud. Eks näis, kuidas see läheb. Aga nüüd kerime paar kuud edasi ja siis vaatame jälle, kuidas Eesti koondis hakkama on saanud. Nii, me oleme nüüd tagasi novembris ja mul on häid uudiseid. Luton ei ole viimane. Nad ei ole isegi relegation zone'is. Äkki neil isegi õnnestub kuidagi mitte relegate'i saada. Bournemouth, Sheffield United ja Wolves on kõik nendest allpool, nii et Jürgen Henn ei ole ka vallandatud tänu sellele. Ja mängud, nad on saanud nüüd veel ühe viigi Sheffieldi vastu kodus ja nad võitsid Wolvesi, mis on päris võimas. Kõik ülejäänud mängud on kaotatud, aga mitte isegi eriti hullusti. Liverpoolile võõrsil ainult 3-0, see ei ole väga hull. Arsenali 3-0, neil pole ühtegi suuremat kaotust kui 3-0, 3 korda 3-0 kaotanud. Nii et ausalt mina ootasin hullemat. Kui me vaatame statistikat, eks selles Wolvesi mängus, siis ilmselgelt kuigi nad võitsid kuidagi, siis nad ei mängi väga
nad ei domineeri eriti mänge. Wolvesi vastu neil oli ainult 6 lööki ja 0,23 oodatud väravat XG-d. Aga kuidagimoodi nad võitsid selle mängu tänu Senjovi väravale, mis on päris võimas. Ja Sheffieldi vastu, kui nad viiki jäid, vaatame, kuidas nad seal mängisid. Jällegi, neil ei olnud ühtegi raamilööki ja ainult 0,46 XG-d versus Sheffieldi 1,59. Nii et nad võib-olla ei mängi väga võrdselt neid tiimidega, aga siin ja seal saavad mingeid tulemusi. Ja noh, niikaua kui nad relegate'i ei saa, on päris okei. Vaatame korra, kuidas nad Crystal Palace'i vastu mängisid. See oli natuke võrdsem mäng võib-olla. See oli siis see, mis nad 2-1 võitsid. 0,8 XG-d ja nad lööb palju rohkem väravaid, kui võib-olla oodatakse, mis on ikkagi vähe, aga see on vähem mingi positiivne. Ja kuigi need tiimid ei saa osta mängijaid, siis nad tõid ühe mängija enda akadeemiast sisse ja ma ei saa midagi teha sellega kahjuks. Aga ta ei tundu, et ta mängib nende jaoks. Ta on ainult 19-aastane, ta on mingi varuvariant, nii et see õnneks ei riku midagi ära. Ja korra vaatame ka, kui hästi on siis mängijad mänginud. Ja meie parim mängija keskmise reitingu 7,8 on Karl-Andre Valner, varuväravat siis, kes praegu on esiväravat, sest Hein on vigastatud. Mis näitab, et vastad saab meil tõenäoliselt väga palju lööke. Aga tundub, et ta teeb head tööd, et võiks palju hullem seis olla. Ülejäänutel on pigem kehvad reitingud, 6,7 on kõige parem Sinjavskil. Ja aga ainult üks mängija, kelle keskmine reiting on üle 7, mis ei ole väga hea, aga peaasi, et see tiim püsib Premier Liigas. Ja vaatame korra tiimide statistikat Premier Liigas. Ja üks asi, milles Luton on parem kõik teised tiimid, on headerite võitmine. Kõige rohkem peaga palle on mänginud Eesti koondis. 347 peaga palli. No, et see on midagi. Samuti on Lutonil kõige parem tacklite võiduprotsent kuidagi, 85%. Nii et tundub, et kaitsetöö on päris hea üllatavalt. Nüüd kerime jaanuarini ja vaatame, kuidas neil läheb. Nii, me oleme nüüd jaanuaris ja Eesti koondises on toimunud suured muudatused. Esiteks, uus peatreener Rob Edwards. Vaatame, kust ta tuli. Rob Edwards oli Forest Greeni manager, nii et päris hea. Championship'is Premier Liigasse, pole paha. Tundub, et algusest oli ainult caretaker manager, eks ta pidi ajutiselt üle võtma, kuni uus manager tuleb, aga siis nad otsustasid ta täiskohaga palgata. Nii et vaatame, kuidas tal läheb. Ja vaatame, mida teeb nüüd Jürgen Henn. Tal ei ole praegu. Ta on Eesti koondise abi peatreener. Okei. Nii et päriselust on Eesti koondise peatreener. Nüüd ta siin on saanud Eesti koondise abitreeneriks. Aga vaatame, kas ta läks ise ära või ta vallandati. Ta vallandati. Okei. Nii et sellest võime eeldada, et Lutonil ei ole hästi läinud. Ja kui me vaatame, siis nad on 19. 20 mängu mängitud, 3 võitu, 1 viik, ülejäänud kaotused. -37 värava erinevus, mis on liigas kõige hullem ja ainult 10 punkti. Aga võiks ka hullem olla, võiks olla sama halb kui Wolves, kelle pole ühtegi võitu. Aga vaatame siis tulemusi. Eelmine kord siis me jäime pooleli 1-0 võidu juures Wolvesi vastu, mis oli hea tulemus, aga sealt edasi nad on väga palju järjest kaotanud. Muidugi Manchester City on 4-0, Nottingham Forestile 1-0, neil on jah, palju kaotusi. Õnneks mitte midagi väga piinlikut, 4-0 ei ole hea, aga see on Manchester City vastu. Paar väravat on siin-seal olnud, West Hami vastu Tamm, Tottenhami vastu Miller penaltist ja Chelsea vastu ka Miller. Ja nüüd nad võitsid Burnley't 2-1, Erik Sorga penalti,
siis nad said punase kaardi ja Benson lõi 1-1 viiki ja kuidagi 10 mängijaga nad suutsid selle mängu võita Senjovi väravaga, mis on päris võimas. nüüd jah, siiamaani on siis eelmisest korrast 1 võit juures ja kõik ülejäänud on kaotused olnud. Vaatame ka nüüd formatsiooni. Nagu näha, on uus mänedžer uue formatsiooni löönud, mis on väga huvitav formatsioon, eriti kaitsvaks läinud, mis on loogiline, aga siiani tundub, et see ei ole veel tulemusi toonud, kuigi vaatame, kaua ta üldse on olnud. Ta tuli 13 detsember. Okei, ta on siin olnud umbes 20 päeva. Nii et veel on vara öelda, võib-olla see uus taktika töötab paremini. Tõenäoliselt kõige kaitsvam taktika Premier Liigas. Aga hea uudis on, et Karl Jakob Hein on tagasi. Esiväravat, ta on nüüd 2 mängu mänginud, 4 väravat sisse lasknud, nii et mitte parim algus. Aga see on raske töö olla Eesti koondise väravat Premier Liigas. Vaatame, kuidas mängijatel on läinud ja keskmise reitingu järgi ei ole kellegi hästi läinud. Igonen, kellel oli eelmine kord kõige parem keskmine reiting, tal on see nii kõvasti kukkunud. Ta on lasknud sisse 44 väravat ja nüüd see on 6,03, kui eelmine kord see oli üle 7. Aga Joonas Tamm ja Klaavan on meie 2 parimat mängijat. Markus Poom ei ole ka kaugel. Aga ta on laenul. Need reitingud ei ole koondise eest. Siis Tamm, Klaavan ja Sinjanski on 3. Endiselt Lutonil on kõige rohkem peaga palle võidetud. Paistab teessed on selles väga head. Vaatame, kui palju nad sisse on lasknud, on ka kõige rohkem. Nad on 45 väravat lasknud sisse, mis on ainult 5 rohkem kui Wolvesil. Nii et vast ei ole nii hull. Ja kui me vaatame, kellel on kõige rohkem väravaid, siis Luton on samuti viimane. 8 väraga. Teisel kohal Wolvesil on 13. Nii et ründes oleme kõige kehvemad. Tundub, et ka kaitses oleme kõige kehvemad. Aga kuidagi on Wolvesil ikkagi halvemini läinud. Vaatame korra üle, mis Wolvesil toimub. Neil on palju viike, aga pole ühtegi Premium liiga võitu. Nii et jah, nemad on meie kõige suurim konkurents see hooaeg, et kumb jääb viimaseks. Ma arvan, et me mõlemad langeme Premier liigast välja niikuinii, aga küsimus on, kes jääb viimaseks. Okei, aga nüüd kerime märtsi, veel veerand hooaeg edasi. Vaatame, kuidas Rob Edwardsil läheb, kas ta suudab mingit ime teha koondisega. Kui suudab, siis võib-olla peaks Eesti koondiste palkama, aga eks näis. Nii, me oleme nüüd märtsis ja Lutonil või Eesti koondisel ei ole väga hästi läinud. Rob Edwards on ikka peatreener, teda ei ole vallandatud vähemalt, aga Luton on täiesti viimane 11 punktiga. Eelmine kord neil oli 10 punkti, vist nad on 1 punkti juures, nad on 1 viigi saanud. Ja Wolves on neist ette läinud. Nii et tundub, et Luton võib jääda viimaseks. Eelmine kord, kui me vaatasime, siis Luton võitis 2-1 Burnley vastu. Ja peale seda terve jaanuar nad ei ole mitte ühtegi väravat. Ja nad said oma viigi Sheffieldi vastu Henry Anieri väravaga. Ja siis 3 kaotust järjest Newcastle vastu, Arsenali vastu ja Liverpooli vastu ainult 2-1 ja Erik Sorga lõi isegi värava, mis pani meid juhtima, nii et Eesti koondis juhtis 1-0 Liverpooli vastu umbes 20 minutit. Nii, formatsioon on ikka sama, 5-3-2, aga mängijate keskmine reitingud on veel hullemaks läinud. Nii, korra vaatame ka mängijate andmeid. Kõige rohkem väravaid on Erik Sorgal ja Henry Anieril, mõlemal 3 väravat. Ja Tammel on ka 1 värav ja need on ainukesed väravalööjad. Kõige rohkem väravasööte on ka Henry Anieril ja veel on väravasööte Shane'il, Sorgal, Sinjavskil ja Pikal. Ja need on ainsad inimesed, siis kellel on üldse väravaid või väravasööte. Nii, uudistest me näeme ka veel, et Shane võib-olla lahkub klubist, sest et ta ei saa peatreeneriga läbi. Et siis on veel üks põhikoosseisu mängija vähem, mis ei ole Lutonile väga hea. Ma arvan, et on täitsa võimalik, et Edwards varsti vallandatakse. Nii, vaatame väravate arvu. Lutonil või Eesti koondisel on 10, teisel kõige halvemal on 18. Nii et see on suht kohutav. Mängu kohta keskmiselt neil on 0,37 väravat,
päris halb. Ja vaatame, kui palju nad sisse on lasknud, 58. Ja teise kohal on 48 Wolves. Nii et endiselt nad on kaitses ja rindes kõige nõrgem tiim. Nii, praegult ei ole seis eriti hea. Nüüd ühe korra lähme veel edasi hooaja lõppu ja siis näeme, mis lõpptulemus oli. Kas nad jäid viimaseks? Tõenäoliselt jah. Aga vaatame, kas Rob Edwards on endiselt nende peatreener. Ja hooaeg on läbi ja pettumus valmistavalt Eesti koondis jäi viimaseks. Sai 1 punkti veel eelmest korras, kui vaatasime. Päris pika maaga, mis on 17 punkti Wolvesist tagapool. Ja Rob Edwardsit ei vallandatud vähemalt. Ma ei tea, kas see on hea asi, aga see 1 viik, mille nad veel said, tuli Wolvesi vastu kodus. Nii et jah, tundub, et Eesti koondis võib-olla ei ole Premier League'i jaoks piisavalt hea. Hea uudis on, kõige vähem punkte Premier League ajaloos on 11, et Eesti koondis ei ole kõige halvem tiim, kes kunagi Premier League'is on mänginud, neil oli 1 punkt rohkem. Kui me vaatame nüüd mängijad jälle, kõige väärtuslikum mängija on Rocco Robert Shane, kes lõpuks siis ei lahkunud klubist, nagu näeme. Ja teise kohal on Baskotši. Ja vaatame ka nende statistikat. Nüüd Erik Sorgal ja Henri Anieril on mõlemas 5 väravat, on siis top väravlööjad. Ja Anieril on 4 väravasöötu. Markus Poom on laenul, ta ei mängi meie eest. Tal oleks kõige rohkem väravasööte, aga need on kõik Shamrock Roversi eest. Nii et Anieri on kõige rohkem väravaid ja kõige rohkem väravasööte, nii et on kindlasti hooaja parim mängija Eesti koondise jaoks. Nii, ehk siis lõpuks kõige suurem kaotus oli 4-0, mis neil päris mitu korda tuli viimati Brentfordi vastu. Aga kordagi nende kaotus rohkem kui 4 väravaga, mis on okei. Manchester United vastu 3-1 võõrsil ei ole paha tulemus, Chelsea vastu 2-0. Kui vaatame näiteks Wolvesi vastu, kuidas nad mängisid selles 1-1 viigis, siis endiselt mitte väga hästi. 0,26 XG-d, ma ei tea, kuidas see ära tuli. Wolvesil oli 1,52, 19 löök versus 4. Aga koondisel oli rohkem possessionit. Vähemalt see on midagi. Ja saame ka öelda, et Lutonil või Eesti koondisel oli kõige rohkem headereid terve hooaja jooksul. See on vähemalt üks statistika, milles me olime parimad. Kõige rohkem peaga palle, 1302. Tõenäoliselt sellest, et vastased kogu aeg senderid palli kasti. Nii et neil oli kõige rohkem palle, mida kaitsta õhust. Eesti koondisega esimesel kohal järjest mänge ilma võitmata, mis on 18 mängu järjest ilma ühegi võiduta. Ja samuti kõige rohkem mänge ilma väravat löömata, aga see on ainult 3 mängu ilma ühegi väravata. See ei ole nii hull, kui oleks võinud olla. Ja kokku oli siis 14 väravat hooaja jooksul. Teine kõige halvem oli siis Sheffield 29-ga. Nii et päris pikk maa ees. Ja kui vaatame kõige rohkem sisse lastnud, siis 88 väravat lasime sisse. Teisel kohal on 63. Nii et jällegi päris pika maaga tagapool. Nii et jah, selline on siis tulemus, kui panna Eesti koondis Premier Liigasse. Neil ei lähe eriti hästi, nagu võis oodata. Aga mitte kõige halvem tiim, kes kunagi Premier Liigas mänginud on. Ja see on ka väike võit. From the screen to the ring, to the pen, to the king. Where's my crown? That's my bling. Always drama when I ring.